Tere hommikust kõik väikesed ja suured füüsikahuvilised. Ilmselt vaatas juba vana aja inimene taevas linde ja imetles nende võimet lennata. Kuigi lendamise kunst ise jäi veel pikaks ajaks talle kättesaamatuks. Aeg on aga vahepeal edasi läinud ning 20. sajand on lendamise tänapäeva moodsale inimesele lausa igapäevaseks ning tavaliseks transpordimeetodiks muutnud. Kui aga õhupallid ja idamaa muinasjuttude lendavad vaibad välja jätta, siis ei ole sellised tiivikute ja tiibadega lennukid sugugi kaugelt ainukesed vahendid, millega inimene õhus hõljuda võiks. Näiteks suudavad seda isegi mõned tänapäeva ülimoodsad ja tehnoloogilised rongid. Hõljudes magnetpatjadel võivad nad ilma müra, kolinata ning kulumist põhjustava hõõrdumiseta tuisata ringi üle 500 kilomeetrise tunnikiirusega. Nüüd te loomulikult küsite, et miks siis ometi meie maal metsade ja külade vahel sellised rongid ringi ei kihuta? Kuigi nende põhimõtte leiutati juba enne viimast ilmasõda. Eks vastus peitub sellele küsimusele ikka selles, et pole seda hõljumist sugugi lihtne saavutada ega ka mitte odav. Olete te kunagi proovinud näiteks magnetitest, nendest tavalistest külmkapi omadest kokku laduda kuhja, kus üks hõljuks teiste kohal? Mul on siin ka mõned väikesed. Ma proovin, näed, mõned pidi nad tõmbavad ennast üksteise poole, keeran teistpidi, siis nad tõukavad. Võiks ju küll arvata, et jäävad hõljuma. Palju ma ka ei proovi, nii kui ma lahti lasen, on see nagu üks jonnipunn, mis kohe alla kukub. Võite kodus proovida, aga juba hoiatavalt ütlen ette, et üle ei maksaks sellega pingutada, sest kogu teie nutikuse ja usinuse kiuste on olemas üks Earnshaw nimeline teoreem, mis ütleb, et sellistest püsimagnetitest ei ole mitte mingil juhul ega mitte kunagi võimalik kokku panna sellist stabiilselt hõljuvat masinavärki. Küll on seda võimalik teha, aga mõnedel teistel meetoditel. Üks neist on nõnda kasutades nõnda öelda pöörisvoole, sellist loodusnähtust. Mul on siin üks vasktoru, üks magnet. Kui me nüüd vaatame, siis magnet ja vasktoru ei tõmba ennast üldse, erinevalt näiteks sellest rauast masinakestast. Paneme nüüd selle magneti siit otsast sisse. No, kus ta nüüd siis on? Miks ta siit alt välja ei kuku? Aga näete, siit ta liigub, oi kui aeglaselt. Miks ometi nii? No, kas tuleb ka või? Ja lõpuks ta jõudis alt välja. Teeme uuesti. Aga nüüd ma võtan samasuguse, ainult et mitte magneti, vaid tavalise rauast pulga. Paneme otsast sisse. Nii kui ma lahti lasin, ta kukkus kolksti alla. Mis siin siis toimub? Nagu me kõik teame, on vask üks hea elektrijuht. Sellepärast tehakse temast näiteks juhtmeid. Kui see magnet siin sees liigub mööda sellest vasest mööda, siis põhjustab ta vase sees magnetvälja muutusi. Seda tunnevad vase sees olevad pisut konservatiivse olemisega elektronid, kellele selline magnetvälja muutumine mitte ei meeldi. Ning nad alustavad sellist pöörlevat liikumist, tekitades magnetvälja, mis on muutusele vastassuunaline. 2 sellist vastassuunalist magnetvälja tõukuvad ning see lasebki sellisel magnetil selle toru sees rahulikult ja aeglaselt alla hõljuda. Aga kes nüüd ütles, et just magnet peab liikuma vasktoruses? Äkki võiks teha hoopis vastupidi, et paneme vasktorud liikuma ja laseks magneti paigal seista. Siin on üks kaval seade, mille on konstrueerinud Tehnikaülikooli tudeng Alo Uus. Siin on üks magnet ja 2 pöörlevat vasktoru, mida mootoritega ringi aetakse. Kui me selle magneti siia kohale paneme ja need mootorid käima, siis see magnetväli tekitab nendes pöörlevates vasktorudes pöörisvoolud ja see võiks
tõugata selle magneti hõljuma. Huvitav, kas see toimib ka, aga proovime. Nii. Nüüd ta võtab natuke hoogu ja teeb kohutavat müra. Täiesti hõljub. Kuigi rongides kasutatakse palju suuremaid elektromagneteid ja keerulisi juhtimisalgoritme, on see siiski põhiline lihtne idee, kuidas sellist hõljumist võiks saavutada. Kui tänapäeva Hiina ärimehed võivad selliste rongidega kiiresti jõuda Shanghai ärirajoonist lennujaama ning mõnedes teisteski riikides on selliseid ronge juba katsetatud, siis võib-olla mõnekümne aasta pärast on iga eestlasegi jaoks hästi tavapärane ühest Eestimaa otsast teise tööle ja kooli sellistega kihutada. Just nagu tänapäeval te igal hommikul auto rooli istute või linnaliinibussi. Jääme lootma parimat. Aga sellega olekski tänaseks korraks kõik. Kohtumiseni järgmistel nädalatel. Kena päeva teile!